Ja ma räägiksin kohe, siin tuli juba küsimus e-mailist, räägiksin natuke e-mailidest, et mis see on ja kui lahe asi on tegelikult e-mail. Nimelt, Erkli Buksis üks teine äge või kolmas äge asi, mida me ka oleme arvetanud, on ostuarvete automaatne loomine. Ja mäletan, et kunagi ammu, kui ma oma hea kolleegi Taaviga hakkasime seda projekti tegema, siis me keerasime paraja käki kokku. Et projekt oli laivis olnud vist 2 päeva ja ma mäletan, et me hakkasime sinna, me katsetasime seal ühe sõbra firma raamatupidamist, lihtsalt proovisime. Ja sinna sisestasime mingi hunniku arveid sinna ja siis, kui me seda nagu proovisime, neid arveid sisestasime, siis neid arveid oli kuidagi liiga palju ja avastasime, et meil mingi 1000 arvet oli vist seal ja sisestasime mingi paarsada tükki ära ja siis nagu mina mõtlesin, et ma jõuan. Et mul oli käed valusad sellest trükkimisest ja ma lõpuks hakkasin seal niisama niimoodi nokkima ja magama arvutidega. Kuni Taavid mulle küünarnukiga andis, mis teed. Siis kui vaatasin mingi okei, teeme edasi. Ja siis tegelikult selguski, et see on tegelikult suur probleem, et see virn arveid kontrollida üle kõik ja sisse lüüa ja sealt alati kõik need erinevad read sisestada ja see on tegelikult ikka meeletu töö ja me oleme teinud erinevad analüüsid, et see võtab palju aega. Lisaks paberile liiguvad täna ka endiselt meeletus koguses PDF-id ringi. See on nagu uskumatu, et kõik asjad on täna endiselt igal pool PDF-is. Ja kui ma näiteks, kas või väike ettevõtjana saan täna kuskilt teenuse pakkujatelt arveid, siis nad ikkagi tahavad mulle meili peale neid PDF-e saada ja mulle ausalt see PDF ei meeldi, sest PDF on tegelikult lihtsalt virtuaalne paber. PDF ja paberi vahe on ainult see, et üks on arvutis, teine on sinu käes. PDF ei ole kunagi mõeldud olema masin loetav tegelikult ja arvuti poolt loetamiseks. See on puhtalt printimiseks mõeldud. PDF-i idee oli alguses selles, et kui sa mingis formaadis oled midagi kujundanud, siis vahet pole kellele ja kuhu sa selle saadad, see jääb täpselt samasuguseks. Kui ta prindib selle välja, siis see number on ikka siin, mitte siin. See oli nagu PDF-i mõte. Aga täna on see PDF-i nagu mõte väga laiaks läinud tegelikult ja seda tihti aetakse segamini näiteks XML-iga ja igast selliste asjadega, kuigi PDF-i ja XML-i vahe on hoopis nagu ja eesmärk on hoopis teine. Ja lõpuks ometi 10 aastat tagasi tuli selline asi nagu e-arve, mis ongi see XML. Aga selle e-arvega täna nagu see ära, et minu vaatepunktist ka, et olles siin IT-maailmas kaua tegutsenud, ma näen, et see e-arve ei ole nagu käima läinud, et see projekt nagu veel kuidagi nii-öelda uimerab, et seda nagu vaadatakse läbi e-arve operaatorite tihti peale, et arvatakse, et see on mingi e-arve operaatoriga seotud asi, et e-arve ongi omniva asi, et see ei ole mitte kellegi teise asi. Tegelikult e-arve on ükskõik, kes võib seda kasutada ja täna enamik majandustarkvarast oskavad e-arveid ka sisse lugeda. Ja see on tegelikult kõige parem formaat, sellepärast et siia enam seda midagi tegema ei pea. Siin sa saad arve kätte, see on sul juba digiteeritud, see on sisestatud tegelikult juba. Ja me tegime siin kolleegiga tarkvara kasutuse pealt väikest analüüsi, vaatasime, et tegelikult endiselt nagu väga palju meie kasutajatest veedavad oma suure osa väärtuslikust ajast sisestades kogu aeg midagi, doksidest kusagilt maha, mingit PDF-i maha sisestades, mingit paberit maha sisestatud ja see võtabki nagu meeletu aja igapäevast tööajast ära. Ja siis me oleme nagu üritanud seda viia, seda ajakulu, mis täna on, et sisestamisel toimub 0 lähedale. Ja päris 0 minutit see alati pole, aga näiteks eile katsetasin, mul õnnestus 0 minutiga saada PDF-arve, Erkli Buksi, ma varsti räägin sellest. Ja natuke töötasime, jälle ragistasime ajusid ja tulime jälle välja automatiseerimisega. Automatiseerime kõik ära ja mul on siin üks väike vaheslaid, mis veel mainib ära, et
kõik arved peale e-arve on digiteerimata arved, ja siis need on arved, mis tegelikult vajavad sisestamist, lugemist, inimsilma poolt kontrollida. Ja selle logo ma võtsin ka Omniva lehel, muide, et PDF-arve ei ole e-arve. Lisaks täna on saadaval tekkinud mingisugused digiteerimise teenused, et te lähetegi registreerite ennast kuskile kasutajaks, te saadate sinna mingi hunniku dokumente ja need digiteeritakse ära. See, kes ja kuidas te digiteerib, pole teie asi, te lihtsalt maksate sinna raha. Seda võib teha keegi kuskil Indias või siis mingi arvuti kuskil Iirimaal. Ja lõpuks saate oma asjad nagu normaalsele kujule, kui teil on suurel hulgal. Erkli Booksist me oleme töötanud siin viimased paar aastat sellise asja kallal nagu PDF-i parser. Ausalt mulle kui IT-arendajale tundus see täiesti kosmiline mõte alguses. Ma nagu vaatasin peale, mis asja me teeme, et see on nii naljakas. Aga tuli välja, et see on tegelikult väga kasulik asi. Ja siin on see, et tegelikult PDF-e siiski annab lugeda, aga PDF-i, kui oled sisse lugenud, siis peab lihtsalt inimene selle üle kontrollima. Samuti JPG. Teate, kui naljakas, ma saan oma korteriühistult arve ja see on JPG fail, see on pilt. See on samas formaadis, nagu kui ma teeks praegu telefoniga pildi siin. Et ma saan nagu arve JPG-na. Ja tegelikult see JPG on veel omakorda võetud pandud PDF-i sisse. Et selline väga huvitav tarkvara. Ma mäletan, mingi korteri nimeline tarkvara tegi seda vist. Ja siis mõnikord saadetakse arveid ka lihtsalt tavaliselt tekstfailina. Mõni saadab sulle e-maili lihtsalt ja siis tuleb seda parsida. Ja siis täna erinevaid tehnoloogiaid kasutades me juba suudame umbes 70% Eestis enam levinutest arvetest lahti lugeda ja tekitada neist nii-öelda digiteeritud arved, mis siis raamatupidamises hiljem kajastab. Ja nüüd, kui see asi ära ilusti parsida Erkli Booksis, siis saab siin rakendada reeglid. Nimelt, ma arvan, et mõned Erkli Booksi kasutajad on kindlasti kokku puutunud juba sellega, et ostuarvete loomisel saab kasutada erinevaid reegleid. Et kui on see hankija, kui on see ja see info, kui on see, siis saab põhimõtteliselt tekitada automaatselt selle ostuarve juba ära, aga ikkagi iga kord, kui midagi automaatselt tekib, peab seal ikkagi inimese silm üle kontrollima. Aga vähemalt see valmistatakse teile ette ja te ei pea nagu nullist kõik alati sisestama. Ja siis ongi nagu ostuarve automaatselt loodud. Ja siis täna me parsime, nii palju kui suudame, umbes 70% Eesti arvetest suudame ja seejärel saadame reeglitesse ja tulevadki lõpuks nagu normaalsed arved. See on see, kuidas me täna ostuarved automaatselt loome. Ja nüüd väikse boonusena tuleb appi veel e-mail. E-post on endiselt hästi mõnus universaalne infovahetuskanal. Nimelt Erkli Books suudab täna võtta arveid sisse ka läbi e-mail. Selle teenuse nimi on täna, või selle funktsiooni nimi on ostuarvete postkast. Ja põhimõtteliselt iga firma, kes täna endale registreerib konto Erkli Booksi, saab omale umbes sellise e-maili aadressi. Sa saad seal muuta seda ees olevat juttu. Siin üks isik küsis enne selle kohta, mis siis, kui panna siia omanimi.com, sellest ma räägin pärast lähemalt. Aga jah, täna Erkli Booksis saab tekitada e-maili aadressi, te võite selle jagada oma hankijatele, oma aruandavatele isikutele, kõigile välja. Selle tulemusena nemad saavad selle arve saata otse Erkli Booksi, näiteks kas või oma telefonist, teie aruandev isik on kuskil, ma ei tea, või olete ise ärilõunal ja siis tahate raamatupidajale kiirelt arve ära saata, teete seda samas lõunalauas tšekist pildi, saadate selle aadressile ära, korras raamatupidajal on arve käes ja kõige lahedam on see, et raamatupidajale ilmub see arve koheselt Erkli Booksi ja kasutades meie ostuarve loomise tehnoloogiaid, näiteks pildituvastust ja PDF-parserit, saame me tegelikult juba mõnikord päris palju infot kätte ja põhimõtteliselt pilt, mis lõpuks avaneb, on selline, et ma just eile katsetasin siin mingisuguse oma vana mingi ostuarvega, et võtsin PDF ja oli täitsa üllatunud, et ohoo, et siit isegi tulid numbrid õigesti peaaegu välja. Natukene siit
siit-sealt vajab mõnikord korrigeerimist, aga jah, enam-vähem. Et see juba säästis päris palju tööd, et arve jõudis iseenesest minu programmi ja sellest oli automaatselt juba ostuarve ka tegelikult loodud. Et siis jah, Erkli Booksis siis täna on võimalik PDF-e, JPG-sid endiselt e-arve ajastul peame seda tegema parsida, rakendada ostuarve loomise reegleid. Neid reegleid saab luua seal lõputult ja kui te liidate veel otsa sinna ostuarvete postkasti, siis vähendab see põhimõtteliselt seda sisestuse aega võib oluliselt palju vähendada, et te võite põhimõtteliselt selle Pareto printsiibi põhiselt, et kui tal läks varem 80% sisestamisele ja 20% päris raamatupidamisele, siis varsti läheb nagu 20% võib-olla sisestamisele ja saate 80% ajast hoopis teha kasulikku tööd ehk raamatupidamist. Nii. Jah. Kus see printnupp on? Sa mõtled seda? Jah, PDF on tegelikult kõige kindlam alati, et oma printida nii, et sa tõmbad selle oma arvutisse ja printid oma arvutist. Siin on see nupp olemas. Me kasutame tegelikult siin ühte tarkvara lahendust nimega, pärast võin öelda. Ja see ei ole päris meie enda tehtud ka tegelikult. See on üks vabavaraline lahendus tegelikult lihtsalt. Aga jah, võib-olla küll. Ja aitäh tagasiside eest. Mina isiklikult ei kasuta kunagi siin nuppe, ma lihtsalt vaatan siit ja tõmban alla. Ja praegu jah, suudame siin näidata, kusjuures ostuarve automaatse loomise juures ongi täna nagu see hea, et sul on siuke paralleelvaade, et sul on päris arve kõrvas dokumenti, siis vaatad, kui hästi ta midagi välja luges, sisestad ära ja siis salvestad. Aitäh, kas on küsimusi? Jaa. Ma vastan meiliaadressi ära. Mingi aeg tagasi vaatasin serveri logisid ja vaatasin, et keegi üritas saata meile arvet oma firma nimega domeenile. Ehk siis põhimõtteliselt sul on tehtud see suunamine oma postkasti. Ehk sa teed näiteks, ma ei tea, arve@sinufirma.ee ja siis paned selle suunama sellele aadressile, mis on siin. Täna seda vaikimisi automaatselt ei toetata veel, seal oli üks tehniline piirang ees, aga kuna see vajab natukene sellise eraldi nimega arvete sisse importimine nõuab natukene tehnilist, keskmisest rohkem tehnilist tuge ja järelevalvet seoses spämmi ja muu taolisega, siis tulevikus me teeme selle saadavaks, aga millistes pakettides ja kuidas see on veel läbi mõtlemisel? Jaa. Kui sünkroniseeritus, siis selle tavalise Erkli endaga, kui nüüd ostuarve näiteks lahtus natuke on meil kauba. Nii. Erklis ostuarvega. Jaa. Aga eks digitaalselt kuule sinna raamatupidamisprogrammi Erkli arvetega on täna nii, et kuna me loeme Erkli apist otse digiteeritud infot, ehk siis seal ei ole meil vaja teha nii-öelda digiteerimist, see on juba digiteeritud tegelikult, siis seal me tegelikult sünkroniseerime selle otse arveks Erkli ära. Sellises vaates nagu siin, jah, seda vaadata ja korrigeerida ei saa. Erkli endad ei ole sellist sama juba Erklis. Kas sellist juhust ei ole, et Erkli Booksis proovib selle Erklis, et sa kinnitad selle Erklis ära? Hetkel mitte, sellepärast, et kui sa oled Erkli ja Erkli Booksi klient korraga, siis käib su arvete sünkroonimine alati ainult Erklist Erkli Booksi ja Erkli Booksist arvete tegemist nagu nii ei ole. Ma kommenteerin seda, et alreedselt on olemas ostutellivus tuleb kauba saabumiseks saatelehed. Ehk siis algselt on olemas ostutellivus, mis tuleb kauba saatelehena ja hiljem see finantsiline ostuarve võib jõuda Erkli Booksi ja see on see asi, mis ära makstakse. Erklisse saabub kaup ostu saatelehega. Jaa.
180 eurot. Jah, kuidas nagu see koht lahkib osa ja näiteks kui ma vist ära masun, kogu toob ära, ma tahan sinna seda kauba enda... Seal on see arvevaluuta teema ka ju. Kui arvevaluuta on USD ikkagi ja teil on laekumine eurodes, siis ta ei saagi seda kokku panna. Ja laopoole pealt on laohinga ikka usti ja ma ütlen keelda ära, kui ette maksab, aga näiteks kui ise oodata maksab. Vähemalt kirjutas ka, ma arvan, et siin on see asi ka, et me nagu päris automaatselt seda nagu täiesti nagu nii-öelda kinnitada ei saagi, sest et tavaliselt ümardamisel tekivad mingisugused vead. Et mõnikord vajab see nagu ülevaatamisse ümardamise pool. Ma arvan, see on selle pärast. Et seal on see, et kui valuuta konversioon toimub, siis tavaliselt konversioonikorgus ei ole nagu alati nii täpne. Ja meie ei taha ka nagu seda täiesti nagu kohe seal ära teha. Sest et pärast kui seal mingi viga tekib, siis olete teie ja meie veel pahane. Aga see ostuarvet ikkagi see ega aastaga invoisiga, et siis pärast keedeteeks digitaalselt muudes ka teevad kursist, siis ta on tavalise Eestis organisatsioonid, pärast teist samasugust sinna nagu ei saa teedeteeks, kuidas seda lihtsalt omalt selliseks, siis PDF sinna juurde pandaks. Kui te ERP-ist niikuinii arveid saate, siis kui ERP-i sünkroniseerimisega on arved olnud sisse, siis saab neile lihtsalt manused külge liita hiljem. Ja, sest täna on all olemas attachment või lisamanus nupp ja sealt saab panna kõigile külge. Ja. See on mulle ERP-ist ostutellimus tuli see, et ostutellimus ei ole või ongi nagu tuleb ainult meil et see nagu sisse ERP-muuks ei lasu. Tungivalt soovitan ostutellimust teha. On teada, mis kaup on tulemus, mis kaup on tulnud, kui palju tulemus, järeltellimused, kõik muu. Point on see, et selle ettevõtte meelus käib oma tellimussüsteemi, et ise koodi oma seda laagud vaja on see on müügitellimus, siis sellised juurde. No tähendab müügi. Ja, siis see on teine protsess. Praegu räägime ostust, et ostus on oluline ostutellimus ja eristame kahte liiki kauba saabumist. Ehk siis kauba füüsilist saabumist ja finantsilist saabumist. Füüsiline saabumine on ostu saateleht, kaup võeti vastu ja ostuarve, ehk siis kauba finantsiline saabumine on puhtalt puuksile. Siis kui elektrooniliselt. Importida ERP-isse. Räägime praegu siis müügist. Ostus, ma olen kauba saanud, aga ma ei ole ERP-ist ostutellimust teinud, aga mulle saadetakse arve. Siis eeldab, et ikkagi teed ostutellimuse. Et sa ju tead ette, mis kaupu sa oled hankija käest tellimas. Paned püsti ostutellimuse. See ei ole raske. Ostutellimust, ostu saatelehe vormistamine ükskõik ERP-is. Ostutellimust läbi ERP-i tee. Seda teeb klient ütleme hankija ja sinu juurde. Käime selle protsessi läbi. Korna case, aga käime läbi. Soovitan kasutada ostutellimust ja ostusaatelehe. 99% nii teeme ja see on kõik okei, aga just näiteks ühe kuhu ühe hankija. Siis 80-20 meetod üldiselt. Jah, ma vaatan, et meil on tegelikult aeg läbi, aga kui teil on küsimusi veel selle ostuarve automaatse loomise ja kinnitamise ja kõikide nende valuutade ja igast selliste teemade kohta, siis mina ja Karl olen täna siin veel mõnda aega. Karl on seal ja me oleme siin kuskil lähedal, kui te meid leiate, siis tuli julgelt küsima. Aitäh!